Sina pakud välja võimaluse. Jah. Seda on tehtud palju. Nüüd on paras aeg rääkida seda, mis juhtus venelastel. Masina tegid, see kunsti ei osanud. Ja sellest momendist kirjutab Läti Hendrik, et leiti ees juba 2 kirikut. Üks oli eestlaste kirik, teine oli sakslaste kirik ja siis Otepää linnuse, mis oli tugevasti juba üles ehitatud. Esialgu asus siia elama 220-ndatel, 30-ndatel, 40-ndatel aastatel oli Otepää ikkagi väga oluline keskus kogu selle sugal. Lugema nendest näiteks jäälahingusündmustest, kus paavsti organiseerimisel olevat tehtud suur sõjakäik Venemaale äravõtmiseks ja isegi võib-olla Novgorodi äravõtmiseks. Need plaanid, need viidi Albert enda vend Theodor. Ja Theodor oli aga nüüd, kui see Jaroslav, tähendab Vladimiri tütre, kui see Jaroslav, see kõrvaldati võinud, Jaroslav tuli siin. Ta oli siin. Ja siin tehti koostööd, siin mõeldi plaane, 3 tehti sõjakäike Vene aladele, siis alati mainitakse Otepää Saksamaal. Ja 1240, kui võeti ära siis Pihka, võeti ära kõigepealt Irkutsk, siis Pihka,